Lugupeetud volikogu liikmed, hääd vallakodanikud. Olen tänaseks kokku kutsunud 15 volikogu liikme palvel erakorralise volikogu istungi, et arutada umbusaldusavaldust vallavanem Tõnu Aavasalu vastu. 2 aastat tagasi, kui me alustasime oma ühinenud vallaga, sai sõlmitud kokkulepe, hea tahte kokkulepe, et proovime kõikide volikogu pääsenud nimekirjadega teha koostööd. Kuid kahjuks oleme täna jõudnud sellist olukorda, et oleme selle erakorralise volikoguga siin teie ees. Ja muidu võiks ju tunda hea meelt, et vallakodanikud tunnevad huvi valla tegevuse vastu ja teid on nii palju siin kohal ja ka ajakirjandus, kes tavaliselt vallavolikogu istungite vastu suurt huvi ei tunne, on esindatud. Aga täna on raske seda hea meelt öelda, et kogu see asi, mis siin on käinud viimaste päevade ja viimaste nädalate, võiks öelda isegi viimase peaaegu aasta jooksul, et see oleks võinud jääda valimiste aega ja toimuda siis. Aga täna oleme siin ja meil on välja saadetud erakorralise volikogu istungi päevakord. Kas kellelgi on päevakorra suhtes mingeid küsimusi, täpsustusi? Et päevakord on seina peal teie ees, et kõik saab seda vaadata. Ei ole? Saan ma aru, et on ettepanek päevakord kinnitada. Kes on selle poolt, et päevakord kinnitada, palun käega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 poolt häält, kes on päevakord kinnitamise vastu, palun käega märku anda. Kes on erapooletud? Mina jään erapooletuks selle päevakorra osas. Jüri oli poolt ja siis 18 poolt. Nii et asume päevakorra täitmise juurde. Päevakorra esimene punkt on umbusalduse avaldamine vallavanemale. Eelnõu number 181. Umbusaldusavaldus oli kõigile kättesaadav valla kodulehel ja muudes kanalites, nii et umbusalduse sisu te teate. Seda ilmselt ei ole mõtet uuesti ette lugeda, aga anname sõna Tõnu Aavasalule. Palun. Hea volikogu liige ja vallarahvas ja külalised. Oleme täna jõudnud olukorrani, mis ei ole just igapäevane. Minu 10 aasta pikkune vallavanema töötamise perioodi jooksul on see selline sündmus esmakordne. 4 omavalitsuse ühinemisest saab kohe 2 aastat. Minu arust me oleme selle ajaga jõudnud väga palju ära teha. Sel aastal on valmis saanud suurem tervisekoda, kohe saab valmis tööstusele taristu. Rõõmu teeb ühine projekt koos ettevõtjaga Kõo piirkonnas, kus peagi valmib uus maja. Alanud on Võhma kooli uue hoone ehitus ning ees ootavad Suureni staadionimaja ehitus, lasteaia Sipsikoone, remonditööd, Vastemõisa rahvamaja saalikatuse ja Suureni kooli võimla katuse remont. Peagi algavad Pilistele hooldekodu renoveerimistööd, Võhma kogukonnamaja ja Võhma Kirivere tervistuste ehituste projekteerimist. Need on kõige suuremad projektid, aga rõõmu on toonud ka Kõpu lasteaia remont, katusremont ja palju muid teisi väiksemaid projekte. Ka transpordimuredele oleme lahendusi otsinud. Kõo piirkonda oleme õpilastele ja eakate teenindamiseks leidnud bussi ning Kõpu ja Võhma piirkonna sotsiaaltöö tegemiseks viisinud autod. Päris palju energiat on võtnud ühtse ja käiva meeskonna tööle rakendamine vallavalitsuses. 4 omavalitsuses olid eelnevalt väga erinevad organisatsiooni kultuurid. See, millega olime harjunud Suur-Jaanis, kus 10 aastat tagasi ühines 4 omavalitsus, ei olnud kahjuks paljudele juhtudel veel normiks saanud uutele ühinejatele. Nii näiteks ei korraldatud mitmel juhtudel seadusega sätestatud hankeid. Kõik taolised juhtumid ei ole ilmselt
veel siiani välja tulnud. Uue omavalitsuse käivitamisel on olnud minevikus sobramise asemel olulisemaid tegevusi. Pärast ühinemist oli muret tekitav Võhma linna eelarve seis. Sellest selgusele jõudmine võttis aega ning tekitas paraku ka asjaosalistes vahemeelt. Enamusele inimestele rõõmu tegevate otsuste kõrval tuleb vallavalitsusel võtta vastu ka otsuseid, mis ei ole populaarsed. Kuigi need võivad olla pikemas perspektiivis väga olulised otsused. Nii oleme näiteks palju pahameelt pälvinud koolivõrgu ümberkorraldamisega. Arvan, et kõik siin viibijad on nõus. Paari viimase aastakümnega on maailm meie ümber väga palju muutunud. Väga palju on muutunud info kättesaamise viisid ja kiirus. Koolivõrgust rääkides on aga paljudele ideaaliks ikka veel 100 või vähemalt 50 aastat vana koolivõrg. Mina tahtsin, et oleksime neil teemadel saanud vabalt ja avameelselt rääkida, ilma et välja öeldud mõte oleks maha materdatud ja väljaütleja häbiposti pandud. Meie valla lapsed väärivad parimat haridust, mida neile anda suudame. Kahju, et oleme nii eri meelt, mis see parim on. Kooliteemaga seoses ei tahaks rääkida rahast, aga paraku ei saa me igapäevastes toimetustes kuidagi sellest mööda vaadata. Väike lasteaia võib olla ideaalne kasukeskkond ja lastevanemate esimene eelistus. Aga kuidas lahendada probleemi, kui ühesuurust töötasu ootavad tegelikult nii suure kui ka väikese lasteaia direktor, kelle arvelt seda leida või mida tegemata jätta. Toon selle suhteliselt meelevaldse näite selleks, et näidata, et igal asjal on olemas mitu külge ja nende kõigega maksimaalselt arvestada ei ole alati võimalik. Näen koolivõrguga seonduvat ühe lähtepunktina, kus lahkarvamused mitme volikogu liikmega on alguse saanud. Olen juba välja öelnud ja kinnitan ka siin, et vallavanema töö ei ole minu ainuke võimalik väljakutse. Ometi ei saa ma unustada, et olen ainuke, kes sai otsemandaadi ja see paneb ka mulle omad kohustused. Väga paljud on minuga kontakti võtnud ka pärast umbusalduse avalduse esitamist. Tänan kõiki oma toetajaid, vallavalitsuse liikmeid, ametnikke, siiani tehtud tubli töö eest. Olukord, kuhu praeguseks oleme jõudnud, on minu arvates kaugel normaalsest. Ei ole ju tavapärane kahepalgeline käitumine. Omavalitsuses tuleks keskenduda kohaliku elu edendamisele, mitte nii-öelda suurele poliitikale ja ärapanemisele. Hetkel ei ole aga millegi suhtes kindlust. Näiteks miks vilepuhuja juhtis just nüüd tähelepanu Võhma Elkoos toimuvale, kas siirast murest või soovist süüdistada mind, kui ma ei oleks koheselt midagi ette võtnud. On see ju sobiv olukord, kus süüdistada saab võrdselt nii tegemistes kui ka tegemata jätmistes. Kui volikogu enamus leiab, et minu isikuomadused ja profiil takistavad tõesti Põhja-Sakala valla edasist arengut ja minu umbusaldamine lahendaks valla ees seisvad probleemid, siis on see volikogu liikmete õigus oma tahet väljendada. Aitäh! Nii ja volikogu liikmetest keegi soovib veel sõna enne hääletusprotseduuri. Kas hääletus tuleb avalik? Jaa. Eelnõu number 181 läheb avalikule hääletamisele. Minul on ettepanek Palun? teha eelnõus muudatus, et teen ettepaneku eelnõus number 181 punkt 2 muutmiseks ja muuta punkti 2 järgmiseks. Vabastada Tõnu Avasalu ametist ning mitte maksta talle hüvitist.
Kas on veel ettepanekuid hääle või selle eelnõu suhtes või sõnavõtte? Mul on teine küsimus täiesti. Nii, palun. Kas avalik hääletus on, kas me saame ka korraldada nimelist hääletust? Kas meil on kuidagi eraldi vaja fikseerida nimelist hääletamist või loeme hääled kokku? Hääletamine on ju avalik ja on salvestatud. Ja see on olemas selle peal, et me saame protokolli kirjutada ka inimesed, kes hääletavad poolt või hääletavad vastu ja erapooletud. Nii, kas on veel küsimusi? Palun täiendust, Jüri. Päris võit olla, et ma olen seda umbusaldusavaldust lugenud ja püüdnud siis nagu otsida sealt välja punkte, et kas tõesti on olemas seda mõni, mille pärast siis peaks umbusaldama. Ausalt mina ei ole leidnud, et kõik need on kuidagi nagu emotsioonide peale ja kangesti jääb sinna ikka see maik juurde, et tahaks seda võimule saada. Et tegelikult põhjust umbusaldada mina ei leia, et mina kindlalt umbusalduse poolt ei ole. Nii, Riigikogu liikmed, kas on veel tahate sõna võtta? Ja, Robert. Auväärt volikogunikud, tahan teile ütelda lihtsalt seda, et koppusega oma südametunnistuse peale ei mõelge, kas keskvõrdiga inimene, kui ta saab siia juhiks, on võimeline juhtima haritud inimesi. Sest ega valla juhtimine ei ole lihtsalt, et mingi lambist inimene tuleb ja hakkab seda sooritama. Kui inimesel puudad eelnevad töökogemused, ütleme juhtimisalal, see ei saa see lihtsalt niisama olla, mingi emotsioonid tahta. Jah, ma ei ütle seda, et see peaks olema nüüd minu mingi kaitsekõne, aga eks Tõnugi on teinud vigu. Aga eks nendest tuleb õppida ja korrektuuri teha ise. Tänan. Ja kas volikogu liikmetel on veel küsimusi enne hääletusprotseduuri või ei ole? Repliigi öelda. Palun. Et nimelt, et mul on raamat Eesti saun ja siin on üks väike luuletus, mis on Vändrast. Vihake, veidike, sauna, leinike, salvike, nõnda armsaks meeste meelest, nagu lõppenud lammas koerte meelest. Aga ma sellest ei taha rääkida, tahaks rääkida sellest, et loomulikult meil oli hea tahteleping, aga hea tahteleping ei tähenda seda, et volikogu on vallavalitsuse vasall, et on suverään ja ülejäänud on nagu vasallid ja siis on vasallid on suveräänile nõus. Volikogu on tööandja ja vallavalitsus peab taluma volikogu, mitte vastupidi. Selline on see seadus. Ja loomulikult ma ei ole opositsioon ega koalitsioon, ma olen revisjonikomisjoni esimees, et ma olen nagu selles suhtes professionaal. Ja loomulikult teatud mõttes hea, mõnes mõttes olen olnud väga sõnakas, väga jõuline, nagu Robespierre, kes võttis maha Louis 16. Aga ükski puu ei kukku mitte see, et tuul on tugev, vaid sageli, et sisu on pehkinud. Ja kahjuks see umbusalduses, need põhjused, mis on tekkinud, need ei ole tekkinud üle öö või siuke emotsionaalselt nagu Vene pojaarid, et täna lammutame paari ära. See on pikka aja vältinud. Ja täna, et selles mõttes umbusaldusavalduse tegemisel niigi üritame säilitada härra Tõnu Avasalle väärikuse, et mitte päris neid kõige selles suhtes hakata päris teravaks minema, sest mina olen juba siin aasta kahe jooksul oma tööd teinud ja ma ei näe mõtet neid üle korrata. Aga on selge, et miski ei kuku tühjast taevas ja selles suhtes pole midagi juhuslikku. Kas keegi volikogu liikmetest soovib veel sõna võtta? Ma tahtsin öelda. Ma mõtlesin seda asja natuke ka, et nii on läinud. Et vaadake, kui me ühinesime, eks ju, siis oli 3-4 omavalitsust, mis ühines. Kui päris aus olla, need väiksed omavalitsused, nende selline finantsmajanduslik olukord oli suht kehva, oleme ausad.
investeerimisvõimalused olid ikka väga väiksed. Kui midagi tehti, siis maksti ikka väga pikalt ja ei olnud võimelised edasi investeerida. Nüüd ma natuke mõtlen, kas küsimus ei ole selles, et kõik on leidnud, et on päris meepott ei ole, aga üks pudrupada on, mida siis, kus saaks nagu kuhugi poole rohkem tõsta, seda putru kellegile rohkem anda ja kogu küsimus ongi selles minu arvates. Ja miks see nii toimub? Siin on, paljudel on öeldud, kuidas nad peavad hääletama, paljudel on lihtsalt väga isiklik vihavaen Tõnu vastu ja ma saan aga aru, et paljud lihtsalt loodavad midagi saada. Ja see on tehtud Eesti meeldib, et me oleme eestlased ja meil on oma maa ja me teeme oma asju, aga mina olen sellest asjast nii aru saanud. Ma tänan. Et kas on veel keegi, kes soovib sõna võtta enne kui hääletame? Kui ei ole, siis ma tahaksin öelda enne hääletamist ainult seda, et palusin, et me võiksime koos edasi minna. Palusin, et me võiksime oma erimeelsusest üle saada ja jätta selle võimaluse siis nendeks vaidlusteks valimiste perioodi. Kahjuks meie enda nimekirjas, kes sai valimistel 13 häält ja valijad andsid meile legitiimsuse selle kaudu. Valijad ei ole sellega arvestanud, et meie nimekiri niimoodi lõhki läheb, aga praegu kahjuks me selles olukorras oleme. Kindlasti on sinul õigused ja Andrusel õigused, loomulikult volikogu saab otsustada neid asju, aga meil on aeg-ajalt natuke läinud ka volikogus segamini, et mis on nagu volikogu ülesanne, mis on valitsuse ülesanne, mis on ametlik ülesanne. Me tahame justkui mingi hetke pealt igaüks anda nõu autojuhile, et panna see käik või vajutada nüüd pidurit või tõmmata rooli sinnapoole, et niimoodi on väga keeruline ja raske oma ülesanded täita ja seda usaldust ei ole nüüd ütleme olnud juba tükk aega. Kahju, et see nii on läinud, et enne kui me hakkame hääletama, palun, et kõik tõesti mõtlevad, kuidas ja mismoodi nad hääletavad. Nagu Andrus ütles, et kõik on võib-olla enne kokku juba lepitud, aga minu meelest tegemist on üsna võimeka volikogu liikmete koosseisuga ja võib-olla ongi see natukene seganud seda, et kõik on väga võimekad ja kõik on väga suured isiksused, et me pole teinekord leidnud seda kokkulepet, mida aeg-ajalt oleks vaja, pidades silmas siis nagu valla terviklikku huvi. Ja meie energia viimase poole aasta jooksul on küll läinud selle vastasseisuga. Aga kui rohkem ei ole, siis me läheme eelnõu number 181 hääletamise juurde, aga enne siis panen hääletusele ka selle parandusettepaneku, mis on esitatud siis Eve Soopa poolt, et muuta eelnõu punkti number 2 ja et jätta siis välja sõna hüvitis, 1 kuu hüvitis, et vabastada Tõnu Aavasalu ametist ning mitte maksta talle hüvitist, on siis parandusettepanek. Kes on selle parandusettepaneku poolt, palun käega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hääletan poolt. Kes on selle parandusettepaneku vastu, palun käega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on selle parandusettepaneku vastu. Järelikult 12 poolt häälega siis parandatakse eelnõu 181 punkti number 2 ja selle sõnastus on siis järgmine: vabastada Tõnu Aavasalu ametist ning mitte maksta talle hüvitist. Et paneme siis parandatud eelnõu 181 koos parandusega hääletusele, kes on selle vastuvõtmise poolt. Küsin, see nagu avaliku teenistuse seadusega koostada. Oskab kommenteerida meile keegi seda? Et volikogu otsustab, kes on või? No ütlen niimoodi, see on puhtalt kursi pädevus, ma olen teise Tõnuga juba hüvitisi vaielnud.
jah, kui ta teab. no ma olen võib-olla kohtu kogemus. no ühesõnaga, kui see on, kas määrata levitist või? kui see parandusettepanek on kuidagi vastuolus, siis saab seda vaidlustada pärast, aga praegu on selline ettepanek esitatud, hääletus on läbi viidud, parandusettepanek on sinna sisse hääletatud ja panen hääletusele siis eelnõu number 181 koos sisse hääletatud parandusega, kes on selle poolt, palun käega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 poolthäält. Kes on selle eelnõu vastu, palun käega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vastuhäält. Eelnõu number 181 on vastu võetud ja avaldame siis tänu Tõnule, aga volikogu praeguse koosseisu juures on siis Tõnu Haavalule avaldatud umbusaldust ja me oleme päevakorda võtnud ka siis järgmised punktid, et siis uue vallavanema valimise eelnõu number 184. Me hääletasime umbusalduse poolt. Ma saan aru. Ei, me hääletasime eelnõu number 181 umbusalduse avaldamine vallavanemale. Oli või? Jah. Ma saan aru. Aga kõik hääletasid 13 poolthäält ja 7 vastuhäält. Ma sain aru, et me tegime muudatuse selle. Selle muudatuse me hääletasime enne läbi. Kas see oli kõigile arusaadav? Oli arusaadav kõigile. Selge. Läheme edasi. On uue vallavanema, Põhja-Sakala vallavanema valimise eelnõu. Eelnõu number 184, selleks, et seda läbi viia, peame valima valimiskomisjoni. Millised on ettepanekud valimiskomisjoni koosseisu osas? Vallavanema valimine on salajane hääletus ja valimiskomisjon toimetab siis sellega, aga kõigepealt siis ettepanekud valimiskomisjoni koosseisu osas. Palun. Ma panen ette, et valimiskomisjonis võiks olla revisjonikomisjoni esimees Siim Avi ja volikogu liige Tiit Kruusimäe. Mina teen ettepaneku, et võiks olla Kristi Laane. Sulgeda nimekiri. Kas meil on veel vaja? Ei ole. Kes on valimiskomisjoni koosseisu poolt? Kristi Laane, Tiit Kruusimäe ja Siim Avi. Mina taandan enda hääletusele. Aitäh. Siim Avi taandab ja Tiit Kruusimäe taandavad ka. Palun uued komisjoni liikmed välja pakkuda. Ei, nad taandavad hääletavad. Taandavad hääletavad. Võiks oma poolt hääletada. Mis mõttes taandavad? Enda poolt hääletavad. Ja. Sain valesti aru, aitäh. Nii et komisjoni koosseisus olete nõus osalema. Paneme hääletusele komisjoni, valimiskomisjoni koosseisus. Kristi Laane, Tiit Kruusimäe ja Siim Avi, kes on selle komisjoni kinnitamise poolt, palun käega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 poolt häält, kes on vastu, on erapooletu. 2 on erapooletu. Nii, komisjon hakkab tööd tegema. Valmistab ette kandidaat. Just. Ja, kandidaat. Nii, palun kandidaadid. Et praegu on teil tühi blankett 184 näol, et millised on ettepanekud vallavanema kandidaadi osas, palun käega märku anda. Kerster. Mina siis teen ettepaneku, esitan Põhja-Sakala vallavanema kandidaadiks volikogu aseesimees Herman Kalmuse. Põhjendas ka natuke. Tema nõus on. Soovid sa seletada midagi? Vist ei ole protseduuri ette nähtud, aga kui küsimus oli, siis Herman Kalmus volikogu esimehena on, volikogu aseesimehena on näidanud ennast väga
võimeka, ausa, selgesõnalise inimesena ja kindlasti oleks väärikas vallavanem. Nii, kas meil on veel kandidaate? Ja, on sul Andrus mõni kandidaat? Palun. Oleks ettepaneku Jüri Hanseni valida. Väga võimalik. Ja, aga kas Jüri Hansen on nõus osalema? Nii, palun. Äkki Andrus põhjendas ka oma ettepaneku? Jüri on töötanud väga pikka aega avalikes struktuurides, on töötanud ka kohalikus omavalitsuses, Suureni vallas on ta töötanud haridusnõunikuna, oli nii Jüri. Ja ma tean, et ta jagab hästi, kuidas see omavalitsus funktsioneerib, milline on omavalitsuse olemus, kuidas eelarvest tuleb kinni pidada, mis on eelarve. Ühesõnaga, kui Jüri valitakse, ma arvan, et siis vald nagu liigub edasi. Sest mul on kahtlus, kas härra Almus ikkagi jagab seda omavalitsuse sisu. Jah, ma tänan. See on aktsepteeritav, kui Jüri on andnud nõusoleku kandideerimiseks, või me peaksime seda kuidagi teisel moel vormistama? Andrus kirjutab kirjalikult ühe paberina. Ja Jüri kirjutab kirjalikult paberina nõus. Nii, kas meil on veel vallavanema kandidaat? Ma saan aru, et ei ole. Kas sulgeme nimekirja? Kes on vallavanema kandidaatide nimekirja sulgemise poolt, palun käega märku anda. Aitäh. Vastu. Erapooletuid? Ei ole. 19 poolt häälega. Sulgeme nimekirja. Nüüd saab valimiskomisjon hakata ette valmistama sedeleid. Selleks, et sedelid ette valmistada, läheb meil natukene aega. 5-minutiline vaheaeg.
öelda, mingisugune ruum tühiseks saavad pool
ma ei tea, kas volikogu liikmed on tagasi tulnud, et me peaksime andma sõna ka siis vallavanema kandidaatidele. Et äkki koguneb volikogu siia senikaua veel, kui komisjon oma sedeleid ette valmistab, me saaksime kuulata ära vallavanema kandidaati. Ja siis esitamise järjekorras, et Herman Kalmus siis kõigepealt. Jah, aitäh. Austatud külalised, kes te siin tahamal olete ja rõõmuhõiskeid või aplause teete, et lugupidamine teile, teie poliitilise aktiivsuse ja teie veendumuste eest. Ma arvan, et see on kõige parem osa Eesti ühiskonnast sellest võimalusest, mis meil on, et me saame niimoodi oma meelt avaldada ja oma meelsust välja tuua. Meil on õigusega ette heidetud, et meie umbusaldusavaldus oli peaaegu nagu kiidukõne. Tõesti, me valisime algusest peale selle tee, et me jätame mõned asjad siia saali ja ei lähe musta pesu kuskile pesema. Ei tegele pori loopimisega. Samas volikogu esimees tõdes, et need vastuolud on olnud juba aasta aega, isegi rohkem, ja ei saa ühtepidi ja ei saa teistpidi ja lõpuks on tõdemus see, et volikogu ja vallavalitsus või vallavanem ei saa olla pidevas vastuseisus või opositsioonis või tülis või arusaamatuste keskel pidevalt. Üks eelnõu, teine eelnõu, kolmas eelnõu ja nii edasi ja nii edasi. Ja see on toonud meid tänasesse päeva. Igaüks mõtleb oma rikutuse tasemelt, kui Andrus tahab mõelda, et see on lihtsalt pudrupoti äärde pääsemine, siis ma tahaksin öelda nende umbusaldatud nimel, et kui mind tembeldati Ahjales Sakala valetavaks vaimulikuks, siis tegelikult tembeldati 15 volikogu liiget valetavaks, sest me selle teile saadetud läkituse kirjutasime koos kokku. Need etteheited olid ühised ja need ei olnud isiklikult ainult minu mõtted, vaid see oli ühislooming ja ühistöö. Ja me toetusime siin üksteise mõtetele. Püüdsime seda samamoodi teha niimoodi, et me räägime asjast, aga ei ründa inimest. Seda joont oleme püüdnud jätkata ja seda tahaks ka siit edasi jätkata. Jah, kui keskharidus on takistuseks, siis volikogu liikmed saavad seda siin väljendada. See on nende õigus ja see on nende võimalus. Samas see meeskond, kes on kaasa tulemas, omab piisavalt omavalitsuskogemust ja ma usun, et selles suhtes tegelikult mingit probleemi ei tule. Ma tahaks tuletada meelde ka ühte tõika, lihtsalt kaugest ajaloost, sest siin on räägitud mineviku mäletamisest. Siis Tõnu alustas ka 42 häälega tühja koha peal. Eks igal vallavanem on kuskil algus. See ei ole hea seis, kus me oleme, ma tunnistan seda ise ka. Aga alates kooli õppekohtade sulgemise eelnõust oleme hakanud lonkama ühistes arusaamades, mõtetes, põhimõtetes. Ja me oleme kogu olukorra ees, kus me peame justkui nagu volikogu poolt tõestama, et volikogu selline poliitiline suunatahe on selline ja siis me võitleme vallavalitsusega. Ja see ei ole normaalne olukord. Mind teeb väga kurvaks see, et täiesti adekvaatsed inimesed levitavad hirme, et vallavalitsuse keskus kolitakse Võhmasse. See näitab seda poliitilise võitluse taset ühelt poolt. Ja niimoodi siis võideldakse. Siis huvitav, et kellel on vajadus selle pudrupoti ääres olla või mitte. Need kõnelevad nagu enda ees. Meie umbusaldav seltskond on võidelnud Suure-Jaani, Tähtsi ja teiste asjade eest. Me oleme oma käe alla pannud objektide kallinemisele. Oleme nõus olnud, et selle hoone ja all oleva lasteaia remont läheb 2,5 korda kallimaks. See on täiesti mõnes mõttes nagu arusaadav kurb olukord küll ehitusturul, aga me mõistame, et läheb. Midagi teha ei ole, see hoone tuleb korda teha.
see hoone peab olema kvaliteetne, see hoone peab olema energiatõhus ja nii edasi. Tähsi kergliiklustee ja ikkagi see õnnetu võimlakatus, mis aastad on läbi tilkunud, millesse meie volikogu liikmed majanduskomisjonis surusid sisse korraliku remondiraha ja loodetavasti ta nüüd väidetavalt vist saab korda, aga volikogule muidugi pole veel siiamaani täpselt aru antud, mis seisus see hange, ehitusprojekt on, aga loodame, et ta siis on sellises seisus, et äkki nüüd sügisel tehakse ta lõpuks ära. Aga iga natukene asjatundev inimene saab aru, et mida tähendab ühele võimlale ja tema põrandale näiteks läbi tilkub katus aastaid. Ja need on need kohad ja neid võib veel ette lugeda. Mina suhtun sellesse töösse täie aukartusega ja ma arvan, et härra, teil on õigus küsida seda küsimust kogemusest ja kõigest. Täiesti õigustatud küsimus. Ja küsige edasi. Julgelt ja selgelt. Et nii ta on ja nii tulebki küsida võimu kohta kogu aeg. Ja võim peab olema valmis vastama. Võim peab olema valmis aru andma. Et nii ta on. Ma loodan, et koostöös ametnikega, koostöös lastevanematega, koostöös kooliperega saab paika korralik ja edasivaatav hariduse arengukava, mis määrab ära ka selle, et milline see koolivõrk siin Vanas Suure-Jaani piirkonnas on. Ise ma mõtlen, et ma tahaks südames tööd teha vähemalt 2 aastat selle nimel, et kuidagigi, kui kuidagi üldse võimalik on päästa gümnaasiumid siin. Kui see on võimalik, kas on ideid, kas tuleb mingeid selliseid positiivseid arenguid või peame me alluma näiteks siis sellele riigi survele koolivõrgu korrastamise osas, kus määratakse siis hoonete korrastamiseks suured toetused tingimusel, et keskkond suletakse. Aga see on tuleviku küsimus valla ees ja neid on veel palju teisigi. Ja nende nimel olen mina nõus tööd tegema ja sellepärast ma selles olukorras siin teie ees seisan. Aitäh! Kas me teeme niimoodi, et mõlemad saavad sõnad, et siis tulevad küsimused? Teeme niimoodi, et Jüri räägib ka ära ja siis tulevad küsimused. Head inimesed, miks ma olen nõus kandideerima vallavanemaks? Eks mul mure põhjendada valla ees ja tunnen ka vastutust nende inimeste ees, kes andsid päris suure koguse hääli, kui volikogusse valiti. Et hetkel jään ikkagi selle juurde, et on olemas suur ärategemise vaimustus. Koostud nimekirjas lõhki, kes võitsid valimised ja kogukonna hääles on inimesi, kellel on ka rusikas taskus. Ja ma usun seda, et sellise tüli vähendamiseks olekski võib-olla praegu päris mõistlik, kui meil oleks selline neutraalne vallavanem, kes ei ole samast sellest seltskonnast, kes nagu pättivad. Ja mina olen selleks valmis, et olgu selleks see 4 aastat ühinemist, ikkagi selline ülemineku aeg. Ma olen töötanud Kirivere koolis, elanud Kõos, olen töötanud Võhpa linnavalitsuses, olen töötanud Suure-Jaani vallavalitsuses. Et mul on need piirkonnad tuttavad, olen elanud kogu elu siin vallas. Ma tunnen inimesi, tean traditsioone, kujutan ette, kus kohal asub. Peale selle ma olin veel ligi 8 aastat Paide linnas, linnavalitsuses, et mul on selline kohaliku omavalitsuse kogemus tõepoolest täiesti, ma arvan, et piisav. Siin samas vallas me võiks ära unustada seda piirkonna mõistmine, räägime mitte siin piirkonnas ja seal piirkonnas. Meil on üks vald, meil on Põhja-Rapla vald ja meil ei ole mitte nii, et erinevad piirkonnad ühise juhtimisel, vaid asjasse tuleks ka võtta, et see on selline piirkonna lugu, see ongi tõenäoliselt, me sikutame natuke tekki teineteise pealt ära. Et see laul, et kuni su küla veel elab, ei tohi äärealasid ära unustada. Meil on vallas 1 linn, 2 alevikku ja 70 küla. Ja need ka kõige väiksemad külad peaks ikkagi
kogu aeg ka meeles olema. Meil on ühinemisleping, mis enne ühinemist ühiselt kokku lepib. Ja minu arust see ühinemisleping võiks see esimesed 4 aastat olla kas just dogma, aga põhimõtteliselt see on ju see, mis kirjutati alla, et 4 omavalitsust oli nõus ühinema. Meie minu arust kõige suurem probleem on inimressurss alates lastest ja inimesi tuleb hoida. Kui üks vanasõna ütleb, et paneme rammu sellele kapsale, mis kasvab, siis mina sel ajal mõtlen, et neid inimesi, kes olgu nüüd ringijuhid, treenerid, ükskõik mis eluala inimesed, kes teevad väga hingega tööd, siis seda tuleb märgata ja neid inimesi tuleb hoida, tunnustada. Me peame toetama noori peresid, otsima võimalusi pakkuda eluruumi nendele spetsialistidele, keda meile vaja on. Et ükskõik, mida me siin volikogu laua taga otsustame, alati tuleks mõelda selle peale, kuidas see võib mõjuda inimeste liikumisele. Ta viib inimesed nüüd ära või äkki toob mõne inimese juurde. Koolivõrgu teema on ka teema, sellega ei maksa tõmmelda. Olete, et panemegi väikese kooli kinni. Ja mis me sellest võidame? Sest nende väikeste koolide eelarved on nii pisikesed, et rahaliselt nagu mitte midagi ei saa ja las nad siis olla. Kui nad on olemas, las nad siis olla olemas. Kui on olemas lapsevanemad, kes tahavad, et tema laps õpib seal koolis. Miks siis meie siin volikogu laua taga peame olema nüüd targalt jätnud, sinu laps peab minema ikka kuskil mujale kooli. Kui nüüd rääkida veel vallavalitsuse koostisust, siis vallavalitsus, kui minul õnnestub see vallavalitsus kokku panna, vallavalitsus peaks olema spetsialistid, kus me ütleme, et sina vastutad selle eest, et igal elualal peaks nagu olema üks inimene, kes mille käest vastutab. Austatud volinik, et te olete oma otsustes tegelikult vaba, mis siis võib-olla olete juba midagi kokku leppinud, aga hääletage oma südametunnistuse järgi. Ja aitäh kõigile, kes mind toetavad. Ma igal juhul luban olla õiglane vallane. Aitäh! Volikogu liikmed, kas teil on küsimusi kandidaatidele? Andrusel oli käsi püsti, palun. Oma rikutud aastane juurde üleeile küla pealt ma kuulsin, et vallakeskus pidi tulema hoopis Kiviskaja. Kas oli kommentaar või küsimus? Ta küsid, kas vallakeskus tuleb Piliskaja? Ma kuulsin, et pidi tulema. Aga sa küsimust ei esita kandidaat? Jah, et võib-olla Kiviskaja tuleb või tuleb. No kuulge, kallid inimesed, no mõtelge nüüd ikka oma peaga ka korra, mitte ei kuuleks seda, mida kuskilt keegi kuskil rääkis, et kui siin viidatakse keskharidusele, siis ma viitaks ka nagu talupoja mõistusele või arusaamisele üleüldse. Nädalavahetusel tõmbab maski pähe. Aitäh, kas on meil veel küsimusi, volikogu liikmed? Palun, mõlemale kandidaadile on igal üks küsimus õigus esitada. Volikogu liikmed ei kasuta seda õigust. Ma on pigem mitte küsimus, aga repliik Jüri Jansonile. Millisest neutraalsusest küll räägib väide, et kogukonna hääle inimestel on tõsistustab? Mis mõttes neutraalsusest? Aga kas see oli küsimus? Ei, see oli repliik. Aitäh, ma vastasin. Aitäh. Veel volikogu liikmed küsimusi? Minul on Hermanile küsimus, et see haridusasi sai vist ära klaaritud, et mis siin on tekitanud nagu asja segadust, et kuidas sellega on ja mis sellega on, et tegemist on keskharidusega. Et aga on küsimus sellest, et kas nii nagu me ka oma nimekirjas rääkisime, et me ei oleks võinud siiski oodata ära seda valimist ja siis tulla välja oma valijate ees. Praegu me teatud mõttes oma valijaid oleme eksitanud, et valijad andsid hääled kogukonna hääle või koostööle, sellises koostöös nagu me olime, nüüd on see segatud teise ühendusse.
et küsimus täiesti sulle isiklikult, et kas see ei oleks võinud oodata ära valimisi? volikogu liikme hinnangul ei olnud enam aega oodata. Aitäh. Nii, veel küsimusi? Palun, Tiit. Tähendab, räägin sellest haridusest. Ma ei tea ühtegi kõrgkooli, kes oleks ühe matsi ära rikkunud. Neid ei ole üldse. Nii et see on repliik. Repliigi korras. Võtke seda, kuidas soovib. Nii, kas volikogu liikmetel on veel mingisuguseid repliike ja küsimusi? No endal on repliik, et mul on au töötada olnud ka vallavanema, kellel 4 klassi haridus. Ja selle inimesele ma vaatan alt üles. Suurepärane. Ja see on Filimon Kuznetsov Piirissaarel, kellel on eestaegne haridus ja kellel on elukogemus väga hea. Ja kui 4 klassi haridusega inimene ütleb, et me peame eelistama kohalikke inimesi, kes 10% tulumaksu tuleb valla eelarve. Aitäh. Nii, kas on veel küsimusi, repliike? Mul üks küsimus on. Palun. Et Sakalast oli lugeda, et seesama hariduse teema mind tegelikult ei kõiguta see, et on keskharidus, aga kui härra uus vallavanema kandidaat ütleb, et ta täitis ära eeltäidetud dokumendi lihtsalt, kuhu ta pani allkirja, et kas see hakkab siis vallavalitsuses ka samamoodi toimuma, et ei loe läbi niimoodi, et ütlesid, et jäi sul 2 silma vahele, et sul oli kõrgharidusena mõtletud. Et kas vallavanem saab siis niimoodi teha, et ta ka eeltäidetud dokumendile paneb lihtsalt käe alla? Nagu ma ütlesin seal, valus õppetund, minu viga, aga õppetund. Nii, kui küsimusi rohkem ei ole, siis valimiskomisjon selgitab valimisprotseduuri. Meil on tühi kast, aitan kõikidele liikmetele, rahvale. Ja meil on 19 volikogu liiget on kohal ja meil on 19 hääletus sedelit. Üle hääle sedelit saadab ta allkirja ees. Mitu minutit meil oli siin valimist. Nii kaua kui läheb. Et igatahes siin on 2 kandidaati. Kandidaat number 1 on märgitud Herman Kalmus, number 2 Jüri Hansen. Näitan kõigile valimiskasti. Ja tuleb teha rist maksab. Rist maksab. No võib linnukelt peas, et on teie tahe üks aru saada. Täpsustuseks volikogu liikmetele võib-olla veel nii palju, et oli küsimus, et kuidas tagada salajasus. Kes tunneb, et ta ei saa salaja seda märkida, et siis on võimalik võib-olla minna siin vallasekretäri abi tuppa, selja taga teisel pool koridoris ja seal siis privaatselt täita see valimissedel, aga valimissedeliga palun siia tulla ja siin pannakse see kast. Et kui keegi soovib seda kasutada, seda varianti. Ja nüüd ma annan kästi pilgi. Osa neid vastata, kirjutada taga ja pärast ei loegi, kaob ära. Kuidas siis oli, et eelistatud kandidaadi nime tehakse ristis. Võib-olla diagonaalne, võib-olla tavaline.
Nii et see risk maksab. Kas kõik on oma sedeli valimiskasti sisse lasknud? Ära läks välja. Kuusimägi, tema saab seda. Ootame tema tagasi. Asju on siin ikka, sa tood siia. Minä onnistuin lukemaan. Tuleme kõigepealt sellest. Käi mingi. Amer, palun. Midagi on.
Hääletamiskomisjoni protokoll. Suurejääni 24. september 2019 number 1. Võtsid osa hääletamiskomisjoni Siim Avi, Tiit Kruusimäe ja Kristi Laane. Päevakorras hääletamiskomisjoni esimehe valimine ja vallavanema hääletustulemuste kindlaks tegemine. Number 1. Hääletamiskomisjoni esimehe valimine. Komisjoni esimeseks otsustati valida Siim Avi. Teine punkt. Vallavanema hääletamistulemuste kindlaks tegemine. Hääletamissedelile kanti 2 kandidaatide nimed. Number 1 Herman Kalmus, number 2 Jüri Hansen. Hääletamiskomisjon valmistas ette hääletamissedelit ja viis läbi salajase hääletamise. Hääletamiskomisjon tegi vallavanema valimise läbiviimisel kindlaks. Number 1 jagati 19 sedelit, hääletussedelit täpsemalt. Ja number 2 hääletuskastist võeti välja 19 hääletussedelit. Number 3 kandidaatidele antud hääled. Herman Kalmus 14 häält. Jüri Hansen, number 2 kandidaat, 5 häält. Vallavanemaks osutus valituks 14 häälega kandidaat number 1 Herman Kalmus. Nii, meil on eelnõu number 184, et me peame ka selle kinnitama, et kantakse sinna sisse nimi, meil on ju meil on eelnõu number 184 ettevalmistatud, paluks ettevõtte ja täita sinna siis ära see valitud vallavanema nimi. Valimiste tulemuste põhjal, et me ei pea seda eraldi jälle. Nii, nüüd on volikogu liikmed tähelepanu palun. Et meil on järgmine eelnõu 182 on liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine. Et tegelikult on nii, et selle arvu ja struktuuri me saame ära kinnitada, siis me teeksime väikese vaheaja, sest tegelikult oli nii, nagu saatis Veronika teile laiali, et peaks olema see, et enne peaks olema vallavanem valitud, enne kui ta pannakse päevakorda, siis valitsuse liikmete kinnitamine ja valitsuse liikmed me kahjuks ka ei teinud, seda eelnõu oli lünkadega, vähemalt osaliselt. Et selles mõttes peaks olema seal väike paus vahepeal, et teeksime järgmise päevakorrapunkti hääletame ära ja siis teeme 5 minutise vaheaja. Et siis eelnõu number 182. No, võime teha 10 minutit. Et ei ole ju kiiret pole kuhugi. Kas see on eelnõu number 182, kas selle kohta on küsimusi selle struktuuri ja liikmete arvu kohta? Volikogu liikmed. Minul on üks küsimus, et kas siin on seletuskirjas küll kirjutatud, et on 2 palgalist vallavalitsuse liiget pandud siia. Et kas on mingi põhjendus selleks, et miks on nagu 2 palgalist vallavalitsuse liiget välja pakkunud? Et eelmist korda ma mäletan, kui me rääkisime palgalisest valitsuse liikmest, miks see oli, aga on äkki mingid selgitusi, me peaksime... No siin on öeldud ka punktis 1-2, eks ole, palgaline valitsuse liige, kes on abivallavanem, seda varem ei olnud. Ja selle seletus on ka siis juures. Ennem oli siis ju ka Võtma piirkonna juht, eks ole, ühe. Et edasi. Ja meie nägemus siit edasi on... Et need probleemid paljuski ongi ka juhtimise probleemid ja neid juhtimise probleeme tuleb lahendada ka lisaressursiga ja ka kogemusega, selleks on meil inimene lisaks minule,
et need tülikohad või sellised riiukohad või lõputute vaidluste kohad me suudaksime järk-järgult lahendada, ka tööplaanid ja leida siis sellise rahuliku tee siit edasi. Ja selleks me näeme ette palgalise valitsuse liiget, kes on abivallavanema nimetamisega ja eks siis me töötame välja lähiajal võimalikult kiiresti, aga mitte ka tormates struktuuri muudatused, nii et see saab ka siis tervikstruktuuris paika. Aga praegu ta peaks olema nii. Kas on ka teada, millega see abivallavanem tegema hakkab, on mingi konkreetne valdkond jagatud temale või mõeldud planeeritud talle? See on tegelikult ühes järgmises otsuses ka ju selgitatud juba, et see on volikogu liikmetele laiali saadetud. Ja äkki sa seletad. Aga võib-olla siis läheks eelnõu kaupa, aga me näeme, et kui minu selline tegevusvaldkond tervikjuhtimine, aga ilmselt tähelepanu läheb haridusele, kultuurile, spordile, sotsiaalile, sellele nii-öelda pehmele poolele, siis just nimelt see, kus meil kõige rohkem pigistab erinevate hangete, erinevate toetuste pikendamistega pidevalt, mida küll siin palju ette loeti, aga kõik need on tegelikult venimistega seostud. Et seal nii-öelda selle investeeringute, planeeringute kõva poole peal oleks lisaressurssi vaja juhtimises ja tema siis selle poolega tegelema ka. On veel küsimusi eelnõuna number 182. Ma nii palju ütlen, et jälle igasuguseid hirmutamisi on olnud ja kõike mida. Me teeme siiski mitmes mõttes ka jätkamist ja inimeste siit edasi tulemist. Oleme rääkinud ja nõus on ka Kõva-Võhma piirkonna juht, jätkab vallavalitsuses. Kogemus tuleb edasi, tema on ka pikaaegne vallajuht olnud, teab neid teemasid. Ja Kärt Linder jätkab Kõpu piirkonna juhina, see on ka ühinemislepingus, et siis me täidame ka seda, me ei taha seda kuidagi uisapäisa rikkuda ja temal on ka vallavalitsuses ja ka siin uues aparaadis töötamise kogemus ja jätkame ka temaga koos ja siis tulevad veel lisaks 13 valitsuse liiget, aga see siis edasi. Aitäh! Meil on volikogu istung. Ma tahan lihtsalt ühe ettepanek teha. No, milles ettepanek? Et ettepanek, et praegust on meil haldus ja Elko on nagu kaks ühe suunaga ettevõtet. Kas neil ei peaks olema üks nõukogu, mis saab ohjata ja kontrollida, järgida ja jälgida, kuidas see asi toimib. No, ilmselt tuleb vallavalitsuse poolt arutada ja volikogu liikmed loomulikult saavad selliste eelnõu algatustega välja. Aitäh! Volikogu liikmetel on kellegi? Ei ole. Panen hääletusele eelnõu number 182, kes on selle vastuvõtmise poolt, palun käega märgata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 poolt hääletusa. Kes on vastu? Kes on erapooletud? 3 on erapooletud. 4 erapooletut häält, nii et kokku 19 häält. Nii, on ettepanek siis 10 minutiliseks vaheajaks. Teeme pausi 10 minutit ja siis jätkame. On esitatud eelnõu number 183. Põhja-Sakala vallavalitsuse liikmete kinnitamine. Kahjuks on see nimekiri siin tühi seest, et kas keegi teeb ettepaneku täita seda. Herman peaks seda tegema. Et selle eelnõu number 183, aga ma andsin need sekretariaati üle. Las ta siis jõuab ikkagi nüüd siia, siis ma arvan, ega me ei saa ilma. Ei, jah, vahepeal seal oli juba seenatud. Jaa. Aga ju pistab lihtsalt ära. Keegi kõndis seal mööda. Ma ei tahaks võõra arvuti kallale minna. Nii, Kristi paneb ette siis 183, ma saan aru, on esitatud nimed sinna, et paneme selle ette, et me saame siis kaameraga ära liikuda.
nii. Küsimused? Tahab Herman kommenteerida oma valikut ja inimesi, kes seal on, et on ilmselt inimesi, keda volikogu liikmed ei tea, oleks hea siiski tutvustada. Aga keda volikogu liikmed ei tea, ma küsiks niipidi kohe korra, et mina näen kahte nime, seal on Jaanus Rahula ja on Luule Tiirma. Ilmselt on osad inimeste jaoks veel inimesi, keda ei tea. Meie lähtekoht oli see, et Tarmo Kõo-Võhma piirkonnas teeb teeb head piirkonnajuhi tööd südamega ja tal on kogemust ja teadmist, mida ta saab meile koosolekutel ja muudes valla asjades alati edasi anda ja ta on piisavalt vana, et ta ei karda enam oma arvamust väljendada, nii et jätkab. Ja samamoodi mõtlesime ka Kärdiga, et tal on ka eelmise vallavalitsuse kogemus, on teatud järjepidevus ja ta teeb südamega oma keskkonnaametniku tööd ja seda teadmist on samamoodi nagu vaja. Kui eelmises vallavalitsuses oli Reformierakonna esindaja Roome Mukk, siis leidsime, et seekord siis võiks olla see Kalev Šenkus. Mõnes mõttes seda hea tahte kokkulepet vähemalt vaimus tegelikult ju järgime, et on see koostöö ja on see laivolikogu ja see ei ole ühe nimekirja mingi koalitsioon, vaid see on üle nimekirjade koalitsioon. Nagu see, et ei vasta tõele need jutud, mis on kahjuks nüüd on meedia läinud ja nüüd kedagi ei ole, kedagi juhita, mis vallavalitsusest edasi saab, eks ole, ja see Tõnu jätkaks, siis ei ole ka sellist suure Jaanilt võimu äravõtmist, kui sellist nagu on räägitud või on öeldud, et suure Jaani jääb selle valla keskuseks. Mitmed teenused tuleb siin korralikult välja arendada nii, et kogu vallarahvas, kes tahab, saab neid kasutada ja see nii jääb. Keskvõrguväästmisest ma korra juba rääkisin. Võib-olla see on kuidagi võimalik, aga võib-olla ma siin lihtsalt sinisilme ja utopist, ma ei tea. Aga igal juhul tahan otsida võimalusi. Aga samal ajal peab ju tõdema, et selles vallas on nii, et Kõpu inimesed saavad mingeid teenuseid Viljandis ja Kõo-Võhma piirkonna inimesed saavad mingeid teenuseid Põltsamaa. See lihtsalt nii on. Aga et Suure Jaani oleks esindatud, siis Kalev on kindlasti üks selle piirkonna inimene. Ja samamoodi siis Lennartsova juristina, mis on kindlasti suur panus vallavalitsuse töösse, mis on ju enne kõike selliste seaduste ja paragrahvide ja kõikide selliste asjade tundmine, kui me otsuseid teeme, et mille pinnalt otsuseid langetame, et need oleksid targad otsused. Ja Võhma piirkonna esindaja siis meie näeme, et Luule Tiirma võiks tulla siis siia juurde Võhmast nii-öelda veel ühe esindajana. Siis on need 7 liiget, kes seal teie ees kirjas on. Aga minne siis punkti 2 juurde Jaanus Rahula, et keda te ilmselt kõige vähem tunnete, kes siis on teadnud nime ja guugeldanud või ei ole guugeldanud. Aga Vändra endine vallavanem, praegu siis politseinik, kellel on omavalitsuse kogemus 4 aastat, kes on ka vastava haridusega Sisekaitseakadeemias, kes nõustus siia meie juurde tulema, meie meeskonda tulema, meie meeskonnaga liituma ja on nõus 2 aastat pühendunud ja südames seda tööd tegema ja tema on siis algaline valitsusliigi nimetusega abivallavanem, kellest siis juttu ka varem oli. Et see on see meeskond, kellega me otseselt vallavalitsuses näeme siis seda tööd ja seda tegemist. Mina tahan rõhutada volinikele veel, ärge uskuge valet, ei ole mingit lauspuhastamist vallamajas plaanis, ei ole lihtsalt, seda ei ole kellegi mõttes olnud. See, et me räägime kitsaskohtadest ja julgeme kritiseerida, see on paratamatu, aga hirmutamised on läinud põhjendamatult suureks ja sellel on ainult üks eesmärk olnud ja te kõik mõistate, mis see eesmärk on olnud.
aga rohkem ma ei tahagi kommenteerida, et vallavalitsus alustab oma tööd nii nagu iga vallavalitsus, hakkab pidama koosolekuid, seab oma tööplaanid, vaatab vanad tööplaanid üle, vaatab, mis on esmased päevakorras, millega põleb, millega peab kiiresti tegelema ja nii me hakkame minema. Ja küllap me siit saame siis selle töörütmi kätte, nii nagu iga teine organ saab selle, nii nagu see töö teda ette näeb ja nii nagu volikogu need suunised jätkuvalt annab ja jätkuvalt kehtestab. Minu jaoks, kõik siin rahvas räägib võimuvõitlusest ja kõigest muust ja nii edasi, et siin nüüd ilma suure publikuta vähemalt me võime tõdeda, et me oleme püüdnud neid probleemkohti, olgugi, et võib öelda, et pole ühtegi tegelikku põhjendust, aga kõik te siin seesmiselt teate neid põhjendusi. Me oleme püüdnud neid, et nagu sa isegi ütles, et see on vähemalt aasta aega juba käinud. Mina viin selle tagasi sellesse kooli õppekohtade sulgemise eelnõusse. Me oleme püüdnud erineval viisil ja sellepärast me oleme siin. Kes seda siis usub või usu, eks poliitikas lõpuks kõik paistab olevat usu küsimus, nagu me teame, et kes siis mida usub või kes siis mida ei usu. Mul on hea meel, et Jüri Hansen väljendas ka nende väikeõppekohtade suhtes nagu selget toetust, et siin jooksis kuskilt ka läbi, et see on nagu selline populaarne lubadus lihtsalt, aga minu jaoks on see ka põhimõte, et kui seal on ikkagi mingi mõistlik arv lapsi ja kogukond ütleb, et see koht võib olla, siis see kulu ei ole vallaeelarves selline, mille pärast peaks hakkama mingeid trikke tegema või siis autosid käima panema. Selge see, et mingis punktis tuleb arutada, kui me räägime väga väiksest laste arvust. Aga samal ajal me teame, et nende hoonete kulud jäävad ju ikka vallale, kas me paneme selle kooli kinni või pane. Ja see on kohe kaalumise koht, et mis me sealt siis lõpuks kokku hoiame. See ei ole minu jaoks lihtsalt sõnakõlks, et populaarne, et kogukondade väike kooli ja edasi, vaid see on minu jaoks mõtlemise küsimus, kuidas mina valda suhtun, et miks vald üldse olemas on. Lisaks sellele, et ta teeb kõike, mis ta teeb oma sotsiaaltöö, oma keskuses olevate suuremate ja võimsamate asutustega, aga siis, et väiksemates kohtades ka, kus on meil põhjust elu hoida, siis maksumaksjad seda rahaga praegu teevad. Täpselt sama pädeb seda keskkooli minu jaoks, mis on paljude jaoks nii-öelda raha raiskamine, aga kui küsida, et mida üks keskkool annab, kas on võimalik veel kvaliteeti päästa, kas on võimalik kvaliteeti tõsta, kas on võimalik mainet tõsta, et need on minu jaoks nagu kesked küsimused ja ma usun, et koos Jaanusega me saame vastused ka sellele kõvapoolte küsimustele, et miks me peame pikendusi paluma hangetele, kus on toetused peal, siis toetuse kasutamisele, kus on toetused peal, ei saa nende asjadega paika. Minu jaoks on põhimõtteline selline asi, et mina ei taha ja ei läinud sellega ajareelse, ei taha siin pikalt sellega niimoodi nagu rääkida, aga siin ma tõden nagu seda jälle uuesti, et volikogu otsused on vallavalitsuse täitmiseks ja kui valitsus ei suuda neid täita mingil põhjusel või ta poliitiliselt ütleb, et see ei ole mõistlik, siis tuleb see uuesti võtta volikogu päevakorda ja vaidlused uuesti läbi võtta komisjonides ja volikogus ja mujal ja põhjendada, et miks see ei ole mõistlik ellu viia. Et kas volikogu kuidagi kiirustades või pooliku info, et mingi otsuse teinud. Aga kui volikogu otsus on, siis on see meile täitmiseks. Meie peame neid otsuseid ellu viima. Ja sellisena, see on väike asi lõpuks, see täksi lasteaia lisaruum ja see summakene, mis seal väikeinvesteeringute real oli. Aga põhimõtteliselt oleks pidanud tulema sellega ikkagi volikogu ette, et seda me ei vii sel aastal ellu. Eelarve on ju seadusvalitsusel. Oleks tulnud meie poole ka tulla sõnaga, et praegu on olukord selline, nende põhjustel me lükkame selle edasi. Üks väike tüli oleks kohe olemata olnud, üks väike arusaamatus oleks kohe olemata. Nii et kui ma seda vallavalitsust esitan ja neid mõtteid siin esitan, siis mina püüan selle poole. Seda te võite mulle kõik ette heita jooksvalt ja muul viisil, kui ma lähen volikogu otsustega vastu. Nii palju kui mul tarkust on, nii palju kui mul tähelepanekust on, mina tahan seda vältida. Volikogu peab ennem vaidlema asjad põhjalikult läbi, tegema võimalikult parimad informeeritud otsused ja siis valitsus hakkab neid ellu viima. See ei ole minu jaoks sõnakõlks, see ei ole minu jaoks populaarsuse jutt, vaid see on minu jaoks
loomulik omavalitsuste toimimise vorm ja form. Ja see vallavalitsus minu jaoks nii-öelda kehtestab seda või siis ma loodan, et selle meeskonnaga ma saan niimoodi tööd teha. Aitäh! Nii, volikogu liikmete küsimusi. Kaugel? Mul ei ole küsimus, aga tahtsin lihtsalt öelda selle luule kohta, kui sa ütlesid, et see ei tunne teda. Siis ühinemislepingu tähenduses on vallavalitsus nagu Võhma esindaja. Võhma elanik tunneb sealseid inimesi, olnud Võhma linnavolikogu liige, pikka aega juhtinud erinevaid komisjone hariduselt ja ametialaselt ennekõike haridusvaldkonnas tegutsev, tunneb sotsiaalvaldkonda ja kindlasti siis just neid kompetentsi siis ka valitsuses nii-öelda kannab. Kas ma saan aru, et esitatakse siis ka haridusnõunikud? See on täitsa eraldi teema. Et ta on lihtsalt kui volikogu või tähendab kui valitsuse liige? Siin on ta jah, Võhma piirkonna esindaja olla valitsus. Aga siis Tarmo on praegu Kõo ja Võhma piirkonna juht. Ja ta on siis Kõo piirkonna esindaja ühinemislepingu tähenduses. Ja Kärt on siis... Aga järgmises eelnõus on Tarmo kohta öeldud, et ta on Kõo ja Võhma piirkonna juht. Nii nagu täna oli meil Viivika Lepp, Võhma piirkonna esindaja ja Tarmo Kõo piirkonna esindaja, siis edaspidi on Tuule Tiirma Võhma piirkonna esindaja ja Tarmo Kõo piirkonna esindaja. Siin ei muutu mitte midagi. Ja mõtlen, Viivika Lepp oli nagu meil. Esindaja ei ole piirkonna juht. Esindaja juht on kaks eri asja, Ja sellise mõte, kuidas ehitatud, et sisuliselt struktuuris meil Tarmo on Kõo ja Võhma peal piirkonna juht, ühinemisleping järgi võib olema igas piirkonnas juht valitsuse liige. Ja võtavad siit juurde seda sinna, ühe inimese Võhma poole peal. Aitäh. Minul on küsimus. Et kui me nüüd niimoodi vaatame, siis tegelikult minule tundub, et Suure-Jaani piirkond ikkagi nagu katmata, et Kalev Senkupus oleks nagu Reformierakonna esindaja, nii nagu sa tegelikult seda mainisid. Et siis kes neist on siis Suure-Jaani kui linna esindaja siit? Kui meil on Võhma esindaja, meil on Kõo esindaja, meil on Kõpu esindaja. Ja teine küsimus, ma ootan sulle küll vastus, aga teine küsimus on, et kui läbipaistev siis see on, et Lennartsova ja Tambetsova on omavahel seotud, et üks on nagu vallavalitsuse liige, teine on volikogu liige, et kas need ei või olla omavahel kuidagi nagu pärast ei tekita mingit konflikti, et äkki ei ole, on mõjutatavad. Mul on see küsimus, miks see ju naljakas on? Kogu see retoorika on näidanud. Nii, küsimus. Ei, ma arvan, et kõik küsimused on õigustatud. Mina võtan küll selle suuna siin volikogu ees ja siin igal pool, et kõik küsimused on õigustatud. Et no jah, et nüüd kas Suure-Jaani linnal, jah, siin Jüri tegelikult tegi vea, et üks linn on meil, et Suure-Jaani on ka tegelikult ju linna staatus siit ilmselt siinsete inimeste jaoks nagu, et Alastav ühesõnaga. Et noh, Kalevit ja Lennartit ikkagi selle piirkonna, noh, ega siis Kõo ei ole ka ainult Kõo küla, vaid ta on vana terve vald, eks ole, ja nii edasi, ja Võhmas on ka piirkond, mis läheb linnast natuke üle, noh, nii me oleme mõelnud, aga kas see siis on esindamata või ei ole esindamata, no jah, et lihtsalt ei saa ära unustada, et Suure-Jaani, me ei saa kogu aeg võtta niimoodi, et ma saan aru, et olete kogu aeg tahtnud teha, et me oleme kõik võrdsed, on ju. 800 elanikuga Kõpu on võrdne kui 5000 elanikuga endine Suure-Jaani vald on võrdne kui kõik teistega. Aga tegelikult piirkond praegu, ma arvan, et Suure-Jaani piirkond jääb veel kõige rohkem vaeste elapse rolli. See on ühinemislepingu fikseeritud, praegu ühinemislepingu periood. Kahe esindaja kaudu ma väidaks, et ta ei jää nagu vaeslapse rolli. Elame näeme. Nii. Sa mõtled nagu, et praktikas. No praktikas, ära siis nimekirja alusel praktikas tule veel süüdista, mida ei ole veel kehtestatudki. Et okei, ei ma saan sellest kahtlusest aru, veel kord saan aru, et seda kahtlust on väga palju külvatud inimestest ja mis nüüd Suure-Jaanis saab. Ja ma tahan... Võhma linn sai oma esindaja, aga Suure-Jaani linn ei ole saanud oma esindajad, lihtsalt see küsimus on praegu. Ega Suure-Jaani linnal on ennem ka selles mõttes niimoodi esindajad siin, et ega noh, mis siis teha, kas siis kas ta oli siis Suure-Jaani linna esindaja? Ta ei elanud ju siin, et millest ta nagu räägib? Head volikogu liikmed, teeme nii, et on küsimused on kõik aktsepteeritavad, kõik on aktsepteeritavad ja kõik saavad vastused, ärme hakka üksteise küsimuse arvutama, täpselt see sama lugu, et kui juhtusime küsima midagi vastu, siis oli samamoodi.
no kas ei tohigi küsida, ikka tohib küsida, kõik tohivad küsida, nii et teisele küsimusele vastusele selle Lennarti ja Tamberti kohta, kas on oskab kommenteerida. Üks on volikogus ja teine on valitsuses, kas see on kuidagi... No minu teada see ühegi seadusega, normiga vastuolus ei ole, see suhe on avalik ja teada, mis tähendab, et see on jälgitav, igaüks võib jälgida, millised tehingud või muud kokkulepped siis sõlmitakse. Ja kui on midagi, mis on sobimatu, siis palun andke mulle esimesena ja ärge minge kohe politseisse. Et kui on midagi, mis ei kõlba nii-öelda, siis tuleb sellega täiesti selgelt ja üheselt tegeleda, sellist asja ei saa olla, aga samal ajal nii-öelda otsese sugulussideme kaudu absoluutselt välistada poliitilises valikus ei ole ju tegelikult põhiseaduse kohane, et nii ta on. See on minu vastus, mida praegu on. Tohib küsida ka, milles niisugune kahtlus on, tähendab, et praegu volikogu liikmena, millised on võimalused avaldada siis ütleme mingit survet valitsuse liikmele või valitsuse liikmel volikogu liikmele või milles niisugused kahtlused? No küsimus oli lihtsalt ja küsimus sai praegu vastuse. Ma küsin, milles... Armani käest küsisin. Marleni käest. Marleni ei ole midagi. Ma lihtsalt küsisin, et kas see on nagu piisavalt läbipaistev ja kas ei võiks tekkida mingid eetilisi nagu mööda. Praegu Herman seletab, et ei ole ja kui peaks tekkima, siis on igal hetkel võimalik teha pöördumine ja küsimine. Nii oli Jüri küsimus. Nagu ma ise siis enne ütlesin, kui mina teeks sellise valitsuse, kus oleks iga ala nagu spetsialistid, kes praegu mõelnud seda, et see inimene mõtleb natuke rohkem hariduse peale, see mõtleb sotsiaali peale või on ta nii, et kõik 7 võrdselt kõikidel elualadel. Praegu ma niimoodi tööjaotust ei ole jaganud veel. Mul on silmes küll nende inimeste nimedega koos mingid nägemused, aga seda ma tahan arutada siis, kui me oleme maha istunud, rahulikult vaadanud kõigele otsa ja saan inimestelt ka endalt nagu nägemused ennekõike millega ja mille eest nad vastutada tahavad, aga saan aru, et mingid vastutusvaldkondi tuleks määrata ja tuleks sõnastada, et see valitsusliige peaks ennekõike nende küsimuste peal nii-öelda olema see põhinõuandja või siis sõnavõtja valitsusesse ja nii edasi, nii et see mõte ja põhimõte on õige. Samas me oleme nagu mõelnud, et meie suund praegu on, et ametnikud on selles valitsuses nii-öelda vähemuses või mitte põhilised, et on ikkagi väljaspoolt teisi inimesi, et see valla valitsemine oleks nagu kogukonna poolt pidevalt tagasisidestatud, et ta ei oleks nagu selle maja vallavalitsus ainult. Nii et see on ka üks selline põhimõte, mis selles meil on, mida meie oleme sõnastanud enda kesk. Nii, aitäh. Kas on veel küsimusi enne, kui paneme hääletusele eelnõu? Kuidas? Ei midagi, et lihtsalt no ametnike mõttes siiski nagu selles jah, mina pean ennast ikkagi on siis teie ees eelnõu number 183, mis on täidetud nimedega. Kui rohkem küsimusi ei ole. Kõigiga on räägitud ja kõigiga on vestetud. Kõik on nõus. Kõigil on nõus oled olemas. Selge. Paneme eelnõu number 183 hääletusele. Kes on selle vastuvõtmise poolt? Palun käega märku anda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 poolt häält. Kes on vastu? Ei ole. Kes on erapooletu? 3 poolt häält või 3 erapooletut häält ja 16 poolt häält. Eelnõu number 183 vastu võetud. Eelnõu number 191. Et saan aru, et see on täidetakse siis nimega Jaanus Rahula. Kersten? See on täitsa meil siin kohal ka, et võib-olla annaks võimaluse peale. Aiman, ta võiks olla Jaanus Rahula. Et volikogu liikmed, küsige. Ma võib-olla kõigepealt ise lühidalt sõna. Austatud volikogu ja Jaanus Rahula. Olen 46-aastane, abielud 2 poja isa.
kohalikus omavalitsuses olen olnud jah siis vallavanem 4 aastat. Enne vallavanema perioodi olen olnud siis pea 20 aastat Kaitseväe süsteemis. Kaitseväes olen viimased 8 aastat tegelesin siis majandusküsimustega, eelkõige siis varustus, kinnisvara, transport. Nii ja selle käigus siis omandasin jah Sisekaitseakadeemias ka siis haldusametniku erialaga siis majandushaldur. Ja 2013 jah, siis tehti ka mul ettepanek siis vallavanema positsioonile tulla. Ma ise valimistel ei osalenud. Ja nüüd praegusel hetkel siis töötan jah Politsei- ja Piirivalveametis ja kuulun ka siis naabervalda Põhja-Pärnumaa vallavolikogu liige olen. Juhin revisjonikomisjoni, olen sotsiaalkomisjoni aseesimees. Igapäevaselt ma omavalitsusega tegevustega olen nagu kursis. Ja kui nüüd kõrvaltegevustest rääkida, siis ma kuulun MTÜ Rohelise Jõemaa koostöökogu juhatuse liikmena. Olen Kaitseliidu liige, olen siis Pärnu maleva staabi koosseisus ja jätkan ka siis abipolitseinikuna ka siis Kaitseliit ja politsei tegevused on siis omast vabast ajast. Kui see ettepanek mulle tehti, mõtlesin pikalt, on väga suur vastutus, mida ma võtan. Esiteks see, et ma tulen võõrasse kogukonda. See on hoopis teine kui oma kogukonnas, uus asjaajamine ja kõige suurem väljakutse saab kindlasti, mis seda vaja on see piirkonna tundmaõppimine. Vald on nüüd suur, nii nagu need kõik ja raadusreformide vallad on oma erinevate rõõmude ja muredega. Ja eks ma tõesti siis püüan panustada siis sellesse majanduspoolde, et see on see, mis tekitab probleeme ja raha on vähe nagu ikka ja ei ole see võõras ka meie vallas, et hanked lähevad kallimaks, teatud tegevused. Aga ma olen ka seda meelt, et kõik need asjad peavad käima läbi volikogu, avatud, inimestega tuleb suhelda, volinikega, et see tulemus on see, et ütleme siis vallavalitsus ja volikogu, et nad ei teeks eraldi oma käike, et volikogu ei tea, mida teeb vallavalitsus ja et see kooskõla oleks nagu olemas. See on siis see, mille poole püüelda. Olen võtnud eesmärgi, nagu öeldi, 2 aastat ja et siis elu näitab edasi, et siis tuleb jälle valimised ja kuidas siis asi läheb. Aga see 2 aastat ma püüan siis pühendada sellele tööle oma teadmiste õppustega. Ja kui oli nüüd rääkida, et struktuuris, siis mina tulen täpselt selle sama sõnumiga. Ma olen kogu aeg olnud seda meelt, et need asjad, mis töötavad, neid ei ole mõtet lõhkuda. Seal, kus asjad ei tööta või seal, kus on probleemid, siis seal tuleb vaadata. Ja kindlasti ei taha ma teha ühtegi otsust puusalt. Otsused tuleb võtta teha ja rahulikult argumenteerida, vaadata. Iga otsuse taga on inimesed ja need peavad olema põhjendatud. Aga kui on vaja teha muudatusi, siis tuleb muudatusi teha. See julgus on mul ka olemas. Et ka minu poolt praegu kõik, nüüd on küsimus. Küsin erakondliku kuuluvuse kohta. Jah, ei kuulu ühtegi erakonda, jah. Kandideerisite siis valimisliiduga ja valimisliidu nimi on siis, kus mina kuulun, on Inimeste Eest. Kõlab peaaegu nagu koos. No, jah. Jüri? Mulle ütlesid, eks te elate päris Vändras. Jah. 33 kilomeetrit, jah. Kas kohalikus volikogus on plaan jätkata samasuguse koormusega, see komisjoni esimees? Või on seal plaan natuke? Ütleme niimoodi, et
ma olen jah praegu opositsioonis, et see revisjonikomisjoni esimene koht on kätte võideldud ja läbi suure sõja. Ega ma teen seda praegu ka tööpäeva. See on perearvet käib see, jah. Et ega tööaja seda ei tee. Et kogu see revisjonikomisjoni, ütleme siis nende materjalide läbivaatamine, et see käib, jah, tõesti komisjoni istung, siis ma pean leidma jah, sest ka ametnikud, kes siis selles osalevad või keda meil siis seal vaja on informatsiooni kätte saamiseks, et noh, see käib tööaja, aga siis eks see on ka tööandjaga siis nagu läbi rääkimine. Ja kui te vaatate, siis seal te näete, et ma tulen ametisse 1. oktoobrist, see on nüüd kokkulepe tänast tööandjaga, et tööandja oli nõus siis sellise suht lühikese etteteatamisega, mida täna teen, aga see on läbi räägitud. See on ka siis põhjendus, mis ma ei tule siis homsest, vaid 1. oktoobrist. Üks küsimus veel. Palun, Jüri. Malet ka mängite? Väga hea. Ma ei ole väga hea. Ei tea väga hea olla. Jüri tugevaks teeb. Karjapoissi ma ei lase teha, aga ülejäänud on. Nii, kas on veel küsimusi Valgo liikmetele? Kui ei ole, siis eelnõu number 191 teie ees ja sisustatakse siis Jaanus Rahula nimega, ma ei tea, Kristi paneb sinna siis sisse selle, mis saaks seda hääletada. Nii. Ei ole rohkem küsimusi. Hääletame eelnõu number 191, kes on selle vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. Keegi on vastu, keegi on erapooletu. Üks on erapooletu, 18 poolt häält. Eelnõu number 192 ees, seal on nimi olemas. Tarmo Viisk. Kas on küsimusi selle eelnõu kohta? Tundub, et ei ole. Panen hääletusele eelnõu number 192, kes on selle vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. Aitäh, vastu, erapooletuid ei ole, 19 poolt häälega eelnõu number 192 vastu võetud. Ja volikogu liikmed, meie päevakord on ammendunud ja meie korraline istung toimub ülehomme kell 4. Ülehomme kell 4, neljapäeval 26. kell 4 on palve, et majanduskomisjon, meie kõige olulisem dokument seal on see eelarvestrateegia, et esimene lugemine, mis tähendab seda, et me peaksime suutma, kuidas, et teha erakorralise, kui me niimoodi kokku lepime. Ilmselt ei juhtu ka midagi päris, kui see mingisugune hiljemal ajal vastu võetud saab, aga eelmine aasta me nii tegime, et kui me tänavu aasta samamoodi teeme, siis me peaksime seda erakorralisel lugema kuskil 15. paiku. Et see võiks olla siis see järjekord. Aga ma näen, et Tiidul on veel käsi püsti. Jaa, lõppsõnaks ütlen väga viljakas toimunud oli ja mulle meeldib matemaatika. Ma vaatasin niimoodi, et enne oli opositsiooni pingi peal oli nagu 6 inimest, nüüd jäi järgi jäänud siis 1. Mis mõttes opositsiooni? No ma lugesin enne niimoodi, et kes olid sellele meie poolele nagu vastu, et praegu nagu pärast Jaanuse poolt hääletamist siis oli ainult 1 jäi. Siin töövad teha erinevad matemaatikat. Matemaatika mul on korras ja ramadega on ka korras. Hästi, kas on veel kellelgi midagi? Kui ei või, palun. Selle istungi formaadis annaks Hermanile raamatust targalt ammutada, et selle pealkiri on siis haldusreform artikli kogumik 2017. Et siin on siis 600 lehekülge tarkust. Ma saan tegelikult öelda, et ma olen Rahandusministri kodulehekülge umbes poole sellest juba läbi lugenud. No nüüd siis on järgmiseks volikogus paluks läbi lugenud. Kuidas? Järgmiseks volikogus paluks. Nii, kas on veel keegi, kes soovib sõna? Kui ei ole, aitäh, erakorraline volikogu on lõppenud. Kohtume ülehomme.